tere! 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 Nii, sellega sai tehtud siis. Nalja ka. Nalja ka. Aga tegelikult alustame siis algusest. Tutvusta ennast. Mina olen endiselt Ragnar. Sander. Kelly. Ja mina olen Kaspar. Ja täna olete tulnud kuulama siis jõulupodcasti eri täitsa pael X Ketsi Sneakerpod. X külalisepisood. Jõuluvana, kes on tulnud meile lähedalt, mitte kaugelt. Ja ta räägib, kust ta tuleb ise. 5. korruselt. Ei, tegelikult Sander, nagu ma mainisin, tulen Nike'ist, tegelen seal turundusega. Sõbrad ja mingil määral ka kolleegid ütlesid, et kas tuled? Ei mõelnud pikalt, ütlesin, et tulen. Teeme. Pull. Väga hea vastus. Meil on siis Nike jõuluvana täna siin. Aga lähme edasi sellega, et kõik võiksid öelda paar sõna, mis neil jalas on täna. Olav. Olav. Minul on Nike Vaporwaffle musta-valge colorway'ga. Travis madalad ühed. Medium olive colorways. Väga tuus. Kets. Mul on Doc Martensid platvormiga, sest et talv on. Ja minul on outfitile omapärased Flyknit, Nike Flyknit Lunarepik 2014, kui ma ei eksi. Kes teab, see tald on eepiline. Aga täna me tegelikult oleme siin, et läbi käia 24 ketsi. Iga detsembri päeva jaoks üks paar ja kuni jõuludeni välja, ehk siis 24. Ja ma arvan, et hakkame otsast minema, mis seal ikka. Advendikalender. Ja Ragnar. Suht suur tõenäosus, et Sandrist saab siis ikkagi meie co-host. Võimalik. Vaatame, kuidas räägime läbi veel. Hakkama saab. Pange kuradi kommentaaridesse kirja kohe, kuidas hakkama saab. Okei. Esimene kets kohe. Alustame ikkagi siis pauguga. Paus. Air Jordan 11 retrod. Ma ei ole Jordani ekspert, aga need on ilusad. Ja ma arvan, et nende kohta tahab midagi head öelda kindlasti Ragnar. Väga kaunis. Mina ei oska ka nende kohta öelda. Mitte midagi. No lahedad on. See shiny osa on tore. Patent leather. Võt. See on täpselt siuke kets, et sa lähed, teed sellega hupid kossutrennis ära ja siis õhtul lähed klubisse edasi. Väga kõva kets. Tore, et informeeritud olete. Selle jaoks oledki Air sina. Jordan 11 on sisuliselt holiday kets või siis jõuluhooaja kets, sest et neid on ajalooliselt välja antud nii-öelda tähtsaid värvilahendusi siis jõulude ajal või vahetult enne jõule, et seda siis nii-öelda jõulukinkidena edasi anda. Et see ei ole küll selle aasta spetsiifiline jõuluvärv, aga see aasta peaks olema Gamma 11 ehk siis üleni mustad ja North Carolina sinised hitid. Ja ilmselt top 3 kõige parem Jordan all time. Mis ülejäänud 2 on? 4 ja 3. Mulle ei meeldi ühed. Või mulle meeldivad ühed, aga nagu... Nad ei ole top 3. See on jälle, see on imo. Sinu jaoks. See on fine. Oma arvamus, väga okei. 4, 3, 11. Ja siis on 1. Ja ülejäänud käige jala. Jep, sneakerheadid ütlevad veel minu arust selle ketsi kohta, et see on Tinker Hatfield üks kõige õnnestumaid disaine Jordanite hulgas. See või 4 jäi või?
see minu arust Jordan 1, ma loodan, et ma nüüd räigelt pange ei pane, aga minu arust 11 oli teise three-peat'i alguse kets. Ehk siis, kui Jordan tegi teise three-peat'i, ehk siis... Ja see tuli 95 välja? Jah. Ja 96? Ja... Oli esimene 97, teine 98, kolmas? 95 tuli, ehk siis 95-96 hooajal mängis sellega. See oli teise three-peat'i hooaja kets. I think so. Täpselt paraselt advendikalendrist 1. detsembril välja tõmmata. Jah. Jah. Ok. Väga hea algus. Ei, väga ilus skets. Nii. Võtame kohe järgmise täiesti teisest puust. Kätte on saabunud 2. detsember. Lumi on maas paksult, tuul, külm. Kellele sa valetad? Ja sa võtad hommikul kapist välja Timberlandid, Green Stride Motionid, sest et sa ei taha nagu saapaid jalga panna, aga samas ketsidega on veits liiga rets, ma arvan. Ma ütleks, et see on nagu väga okei execution ühele talve jalanõule, sest ma ei ütleks, et see on saabas. Et kui on lund või? Kas me eelmine kord vaatasime seda teist colorway'd? Ei. Ei vaadanud? Ei. Okei, siis see on uus variant. No vahepealne jah. Nagu... Ma ütleks, et see ikkagi on saabas. Mina ei ütleks, et see on saabas. Miks? Saabas on nagu kohmakas, suur ja saapaga ma võiks minna nagu sumpama. Ma ei läheks sellega sumpama, aga ma tuleks sellega tööle. Aga kui on siuke klassikaline Eesti suusailm nagu lörtsine, siis linna sumpama ei läheks sellega Raekoja platsile, jõuluturule? Sellega? Jah. Sellega läheks. Aga siis sa kasutaksid ikkagi seda kui saabast, mitte ketsi. No, see selleks. Could be. Tundub idekas hommikul jalga tõmmata ja koeraga jalutama minna. Varbad soojas. Koerad. Kuivad. Mul öeldi, et ma ei tohi koertist enam rääkida. No laadna, no. Selles mõttes, et kui sa võtad nagu klassikalise saapa, siis see on ebamugav, suur. See on nagu selline, siis ütleme saabas, mis ei ole nagu kohmakas kuidagi, ma ütleks. No ütle. Ma ütlesin ära selle praegu. Väga hea. Ma sain selle no olgu öeldud. Sobib. Kas mingi naiste variant on ka sellest või see on unisex? Või see on ainult meestele? Nagu sa mõtled värvi või mudelit? Mudelit. No see on ikka... See on unisex muidu... Goes both ways, jah. Okei. Nii. Oi, võtame kohe. See on siis, ütleme, 3. detsember. Paned ahju ködema. Nüüd oleks vaja korraks õues käia. Saun panna ka sooja. Aine. Siis sa võtad, mida ma paneks jalga otsa? Paneks ühed kuradi Bostonid, näe. Primees. Siis rikud materjali täiega ära. Kuidas? Siis rikud täiega selle materjali ära. Siis rikud täiega selle. Aga nagu minul on Arizonad, Bostonid ei ole. Ma tean, et Rakul on Bostonid. Väga haibitud Birkenstock. Eelmine aasta. Kas põhjusega? Küsimus. Jaa. On nii mugav, nagu räägitakse. Kõik on selle rohelise karvaga koos. Kench ikkagi. Täiesti üle käidud. Rikud 3. detsembri ketsiga sussi ära ka.
ei, see on täpselt see jalats, et kui oled otsustanud, et sul on sellest Eesti jamast suusailmast kõrini, siis lähed kuhugi Lõuna-Euroopasse, lähed lennujaama, siis paned selle varba otsa ja ülimugav. Vaadake. Kõik ei saa Lõuna-Euroopas käia. Mul on üks sõber Reiko. Tema kasutab täpselt sama jalavarju. Niimoodi, et sul on laupäeva õhtul vaja pädelisse minna. Aga sa ei viitsi nagu, kummardada. Ei viitsi kummardada. Selg haige vaata, pushing 30 ka vaata. Ja ei viitsi samas seal riideid ka vahetada, savi viskad kohe oma lühkad jalga ja tõmbad need koerte otsa ja lähme pädelisaali halli poole. Vahet ei ole, kas on lumi on põlveni või on vihm või on lörts või on 30 kraadi, aga sellega see viib igale poole iga ilmaga. Kui sa oled autoga? Neist on muidu mingit soojamat varianti ka või mingi karvane. Paned äkki soojamad sokid või? Villased või nii? Jõulud tulevad äkki 24. detsembri sealt kalendrist kuupäevast tõmbad äkki villasokki ka siia lisaks. Äkki vanaema teeb. Vanaema võiks koduda sokke ikkagi, jah. Mis värve meil veel on? Jah. Meil on igast värve veel. Mustad, beežid? Mustad, tan. Pruunid, beežid, veits teistsugused beežid. Velvetiga pealt. Velvetiga on pealt. Ja siia lõppu tegelikult üks küsimus. Kas nagu üleüldine susside, klookside haip on langemas või püsib? Ma arvan, et püsib. Okay. See on minu arvamus muidugi. Ma pole Rakul ühtegi sussi jalas näinud, aga... Need on, aga ta ei kanna neid. Okay. Suvel peab koerte lõhku andma ikka. Käid tavalise plätuga. Ei. No air for koerad. No. See koerad tahavad hingata, see on müüt. See on täiesti... Kas me seekord saame selle counteri sinna alla, et mitu korda sa koerad ütled või? See ei sõltu minust. Äkki saab. Kuulge, ma kahjuks pean loobuma mu rollist hetkel sellena. Ma tõmban ta siia õla peale. Nii, järgmisena. Nike Shox Ride 2. See on for the boys. Seda on naistele ka. Seda on naistele ka ja võib-olla ka tuleb. Aga see on nagu see on nagu jõuksitrenn kell 8 ja 9 on koosolek. Mis koosolekutel sa veel käid? Minema. Sest et sul on vaja nagu bounciness'i. Et teha ideid põrgatada või? Asjad. Sul on vaja neid vedrusid siin taga, et ideid põrgatada. Selge. Aga samas sul on vaja nagu sellist pehmet stabiilsust in the front, et kükid oleksid nagu fine ära teha. Ehk siis kükid kell 8, bouncing ideas, et 9. Ta pole vist memo saanud, et mängumehed timmivad ainult üla ka või? Minust Shoxid on palju rohkem see, et nagu kell 8 jõuksi ja kell 10 on pidu. Nagu kluppi siukesed, vaata need pihvukad. Shoxid on nagu... Kell 8 hommikul jõuksi, kell 10 hommikul pidu. Jaa, ei, tegelikult päevased reivid pidi olema mingi uus thing. Halli külastaja. Sealt siis need... Nagu õhtul lähed jõuksi ja kui sul seal lähed otsa vittu. Shoxid on nagu kantid natukene. Peol on ka seda bounciness. Ma ei läheks selle kontorisse jalad ei väsi ära, koosolekule, mida iga. Jalad ei väsi ära, kui veits vedrused on kannal. Ma ei ole näinud, et see veel meie turul väga lendaks, aga nii palju, kui mul maailmal silma peal jaksab hoida, siis tundub, et Shox on tagasi. Minul ei ole ühtegi paari olnud Shoxe, kas need on päriselt mugavad ka? Mul olid ühed kossutostud kunagi. Kas olid mugavad? Ausalt öeldes ei mäleta, aga ma mäletan, olid väga rasked. Või siis mul olid lihtsalt nõrgad jalad tollel hetkel. Mitte, et praegu oleks mingi tugevad jalad, aga kellelgi teisel ei olnud, nii et siis oli väga äge. No aga toome selle Shoxi tagasi. Siia ka, Mida me ootame? Raku peaks olema, võiks olla esimene, kes siis hakkab. Raks võiks kindlalt olla esimene.
see on suht sihuke winterized execution ka, ma ütleks nagu. Vähemalt ei tundu nagu liiga riidene. Ja kes paelu ei oska siduda, siis sellel on täiesti pidupäev nagu. Nii et kui sul on keegi sõber, kes paelu ei oska siduda, siis need on väga praktiline. Väga praktiline. Nii. Me oleme juba märkamatult jõudnud 5. detsembrini. Nagu polekski aega läinud. Crazy. Ma tean, et tegelikult on see ka, et Sandril hakkab jumala paha olla, kui ta näeb New Balance'i. Sest et üks onu ei luba kanda talle. Aga New Balance M1000 Triple Black. Sir. Valged paelad saab kaasa. Mida sa teed? Äkki sa võtad need kindad ära? Aga äkki ei võta? Toode. Meie kallis toode läheb roheliseks. Aga toredad on. Extra flavor. Kelle probleem? Ma ei tea. Mulle meeldivad need materjalid koos. See on lahedad nagu. Triple Blackiga on alati see teema, et kõigile ei pruugi meeldida, aga minu arust üleni mustad ketsid on teema. Mulle väga meeldivad. Tulles selle New Balance'i teema juurde, siis mul süda ei lähe pahaks, ma lihtsalt eelistan neid mitte kanda. Eelistad seda teist N-tähega brändi? Jah, võib ka nii öelda. Fun fact, kui ma mingi 13 olin, siis ma arvasin, et New Balance'id on mingid odavad Nike'id. Tere tulemast paati, selles suhtes me kõik, ma arvan, väiksena. Aga jaa, mul ei ole sellele midagi lisada, need on üleni mustad M1000 ja ma juba 3 korda olen öelnud midagi nende kohta. Normid. Norm. No, come on, 5 Dets, ilm on siit, Triple Black Gates. Aga enne kui selle ära paned, siis mis te arvate, kas see trend, et old school jooksujalanud on nii-öelda vaba jalanud üks tänapäeval saanud, kas see trend jätkub, hakkab see vaibuma? Varsti tuleb jälle see, et hakkab neid fotoasju tulema nagu 5 aastat tagasi oli ISPA need Road Warriorid, ISPA need mingid kõik need. Olaf tahab ära minna. Olaf võttis praegu 15 mütsa pausi. Aga ma arvan, et see foto teema tuleb pigem tagasi, siis Nike ka suht tugevalt surub seda narratiivi peale, et future technology. Ja just hiljuti tulid, või mitte nii hiljuti, aga GT4-id, kossutossud. Olid jah. Pildid, asjad väljas, juba jalas. Need on väga fotod ikka. No Vale no, neid... GT Future on ju samamoodi. Täiesti mingid... On ju kelli? No see on sama, et wellness on nagu nii suur teema, et ma ei usu, et see jooksu või mingi fitness asi kuhugi läheb, vaid pigem just nagu aina rohkem laiali ju. Keegi võiks tuua tagasi nagu täiskasvanute jalatsitesse, need vilkuvad tuled ka kanna sisse. Hiilised pidime eelmine kord võtma ette. Hiilised, eelmine podcasti lõpp rääkisime. Täiesti olemas, e-pood toimib, Black Friday dealid. Fire. Olid just. Hakkame poolsid podcastis Hiilsi lehele promo tegema. Fire. Okei. Võtame siia vahepeale ühed sellised no suht suavecito, ma ütleks. Isegi. Okei, härra tuuri. Hüüdnimega. Need on siis Dr. Martensi Adrian Loaferid. Neid on meestele ja naistele unisex mudel. No klassik selles suhtes, ma ütleks. Dr. Martensi klassika, väga pidavad olema ka väga mugavad. Mul ei ole neid. Ma ei ole siuke tüüpist, kes suudaks ära kanda. Kusjuures ma just kujutaks ette sind nendega? Väike tassel. Need rohelised püksid ja need loaferid. No nende roheliste pükstega läheb kõik. Iga suss kokku, ma arvan. Seal pole nagu vahet. No question. See on nagu pealt klassikaline loafer, aga siis see Martensi tald on hele läbipaistev. Vahva.
mulle meeldivad. Kahjuks endal ei ole, aga see on täpselt siuke kingalaadne toode, mis võiks kapis olla, kui otsustad pruudi viia Controventosse sööma näiteks, siis paned mingi. Aga sa pead terve päev olema ka nagu näiteks kuskil nii-öelda kontoris, vaata. Pead tööd tegema ja siis õhtul on ka nagu kui eriti tähtsad koosolekud. Kui eriti tähtsad, Kui see nagu ideede põrgatamise ketsist ei piisa lihtsalt, et on vaja nagu midagi klassimat välja tuua. Sul on hommikul ideede põrgatamine ja lõunal vahetad ära, läheb tõsiseks asi. Valge kolli juhatuse koosolekul. Näiteks. Jaa. Ei no need on laadnad, materjalid on normid ja niisugune. See on timm, noh. See on niisugune loafer, noh. Aegumatu klassik. Jah. See on ilmselt niisugune, et nagu ostad selle praegu ja sa kannad seda nagu, ma ei tea, nii kaua, kuni siit varvas välja tuleb ja nagu see ei lähe moest ära ja sa saad seda erinevatel üritustel kanda. Kui sul Marten siit hakkab varvas välja tulema, siis pro tipp oleks äkki varba küünet ära lõigata. Muud moodi ma nagu ei näe, et selle. Ütleme nii, et ma seadsin iseennast sinna lõksu praegu. et lihtsalt pro tipp vaatajatele ka, et ja. Lõigake küüsi. Nii, no klassika. 7. detsember. 7. detsember. 7. detsember. 7. detsember. Air Force 1. O7. Suurus 7. 7. Angel numbers. Okay. We must visit the casino. Naiste Air Force 1. Ragnar. Coat. Kohe sulle. Okei, swoosh ei meeldi. Patent leather swoosh, aga muidu noh. No coat mudel. Kõige parem, all time. Kindlalt. Aga see. A hill I will die on. See pealne on väga nice, ma ütleks. Pealse materjal. See on seemisnahk. Seemis. Seemisnahk. Seemisnahk. Jah. No tuus, iga kord tuus. Air Force on siluetina aga nagu nii õnnestunud, et sellega saab igasuguseid ägedaid asju teha. Ja nagu te mainisite, siis see seemisnahk on nagu tuus siin peal. Ja mulle seemisnahaga executionid väga meeldivad. Sest et ta jätab veits premium mulje. Veits premium mulje ja. Aga see ei ole nagu see, et ta on veits timmitud. Et see ei lähe nii kiirelt pekki. Ta on veits niimoodi. Mulle ta meeldib see. Seda valget nagu tavalist Force'i on lihtsalt tänaval nii palju, et võib-olla nagu väga lahe variant naistele. Sulle ei meeldi see shine või? Shiny! Tore ju. Ma hiljuti tõmbasin endale sükse äppi nagu TikTok. Ja siis seal oli mingi tänavaküsitus kuskil Eestis noorte seas. Nad ütlesid, et Air Force on kõige ma mõtlesin, et see mitu korda te nädalas sokke vahetate. Tuleb välja. Kas Air Force on siis nagu päris kõige mõttetum kets noorte seas tänavu ei ole? Mis te arvad? Kõige mõttetum või? Vaata, nende noortega pigest X olid Air Force'id. Vaata, neil on vähe XP-d kogunenud. Nad ei tea asju. Paari aasta pärast. See on, vaata, trendid tulevad ja lähevad, aga Air Force 1 on see jää. See on nagu olenemata need kampused, sambad. Need tulevad ja lähevad, aga need on alati linnapildis. See on staple. Never can go wrong with a valge Air Force One. No. Võtame siis järgmise Nike. Need juba õrnalt käisid läbi. 8. detsember. 8. detsember. Crazy. W in the chat. Nike Shox Z. Anita Maksun. No kui mingi kets on kiire välimusega, siis see on Puma Speedcat. Siis see on Puma Speedcat, mitte see. Aga see omakorda on nagu see, kui sa
soojendad Puma Speedcati jaoks ennast ette, siis see on nagu, see on vahepeal seal. Ja siis sa paned need jalga ja nagu, ma isegi veits ütleks, et see on nagu king natuke. On prillid sul äkki? Kuidas? Ta on nii kitsas liist, vaata. Selles mõttes on. Ja isegi natuke nagu talda vaadates, see on nagu suusasaabas natuke. Vaata, nüüd on natukene suusasaabas ja king. Et kumb ta siis on? Kas ei ole välja mõelnud, et suusasaabas oligi kunagi king, sest et vanu suusasaapaid tehti kingadest, lisades nendele need nõksud otsadesse, et sa saaksid panna selle suusa sisse. Nõksud? Et ei ole. Väga naiselik execution. Ma arvan, et tütarlastele meeldib see rohkem kui see eelmine šoks, mida me vaatasime. Just see kitsas liist ja võib-olla siuke rafineeritud. No sellega läheks ikka klubbi ju. Rasked sõnad. Ikka kellegi popklubi poole. Kui ma nende kahe vahel valin, ma olen sellega. Ja punane ja must lisab seda kiirust veel juurde. Red bottomid, see on ju designer classic. Sisuliselt red bottomid, lensid, kuradi. Ja ei, need on Biffidele Buenos noches, ma ei tea. Me saamegi lihtsalt paneme mudel Biffidele. Nii et kui otsite Biffile 8. detsembriks mingit väikest kingitust, naistele, vabandust, siis could be the move. Nice, väga ilus. Nii. Mis me võtame 9. detsembriks? Võtame 9. detsembriks vahele jälle ühed Birkenstockid. Ühed plätud, jaa, kevadel. Plätud, noh. Sa lähed enne jõule, teed väikse sooja tripi. God forbid. Väike Türgi põks, väike Charlem Sheikh, väike, väga mõnus. Jälle. No, koerad sooja liiva sisse. See on küll naiste suurus. Võtan selle teise. See on küll naiste suurus. Ärge muretsege. Meestel on ka. Aga mul on täpselt see värv. Mul on nagu täpselt need plätud. Ja ma olen nendega käinud ronimas. Ära seda äkki. Kõndimas. Mõistlik, jah. Rannas. Rolleriga sõitnud. Rattaga sõitnud. Sokkidega kannud. Shout out. Ja ma ütleks, et need on nagu väga multifunktsionaalsed jalanõud. Preach. Biffidele. Tõng. Olemas. Itimehe special. Sokkidega või? Rohelist natuke kaasa. Mulle tõesti ei meeldi see mudel, see mu enda arvamus, aga mulle tõesti ei meeldi. Ma ei saa midagi teha. Mul oli üks paar, aga ma ei suutnudki break-inida neid kunagi. Ja siis üks sõber sai nälikuks. Aga ma olen... Sulle jääksid suureks need, ma kardan. Aga minu arust sokk ja sandaal on kõige alahinnatum fashion statement, mida saab teha. Sokk ja sandaal läheb alati kokku nagu, või sokk ja plätu. Eriti suvel, kui veits Eestis jaanipäeval veits jahedam on, siis lükkad lihtsalt varast, et sa võiks sokki ja paned plätu. Läheb edasi nagu, no question. See on isegi see, et sul on plätud jalas, hakkab jahe, lükkad sokki, aga plätu tagasi. Absoluutselt. Ja nagu that's the deal. Sest jaanipäeval on vaja ikka käia nagu toas korra, siis uuesti õue tagasi. Kes viitsib need jalanõudega mässa? Just. No see on full meie kolleegi põks, no. Martins Jagos. Yeah. Tema käib nendega Exceli tabeleid värvimas meil kontoris. Nina nokkimas vahepeal ja oot sellega paneb ta ässalt. Ma olen nõus. No. Jaa. Okei. Asiks. Võtame vahele ühe asiks. 10. Geel. Cumulus. 16. 10. detsember või?
või võtame 16. Ei võta, võtame kohe. 10. detsember avad Päkapiku karbi. Mis su number on? 10. 5. Jah. Keel Cumulus 16. No. Ice in my veins. Shout out Kaspar Rätsep. Just tahtsin sama öelda. Shout out Kaspar Rätsep, kes teab, see teab. Ärme isegi ütle rohkem, ma arvan, sellest piisabki täiesti. Ja mina ei ole, ma olen proovinud küll lasiksid jalga, mul ei ole ühtegi paari, aga ma ütleks, et need näevad väga ilusad välja. On väga ilusad. No Kõik, rohkem polegi vaja tegelikult, sellest piisab täiesti. Ma lihtsalt tulin istuma siia, vahet. Pange edasi. Baby Blue on kindlalt nice. Nad näevad siuksed välja, et kunagi oli nendega nagu päris hea joosta. Päris hea joosta. Kui valik oli need või paljajalu või, siis ma usun, et nendega oli mint. Mul on ühed asiksid, need on väga mugavad tõesti, aga seda konkreetset mudelit ei ole proovinud. Aga jah, kui kellelgi neid jalas näha, siis kindlalt Kaspar Rätsep. Vaadake, jah, aga vaata nendega on nagu see asi, et nad on kõik samad, New Balance'id, Nike need, nad on kõik samad, nad on kõik sama mudel, nad on kõik samad paneelid, kõik materjalid, see on lihtsalt brändi eelistus. Tehnoloogiad on erinevad. Okei. Nagu selles mõttes, need on ilmselt väga mugavad igapäevaketsid, aga laias laastus nendel retron on. Ma ei saaks öelda seda ikkagi. Sina ei peagi ütlema. Ei nagu, okei, ma enam-vähem võib-olla mõtleks välja, mis on. Vaht on veits teise konsistentsiga, võib-olla siin on õhkpadi asemel keelpadi, mesh on mesh. Aga nagu, mis on New Balance'i brändist nagu sarnane mudel, ketsimudel? Ma pigem pidasin silmas mingi Sauconi, Asics, Salomon B6000, aga New Balance'ist okei, ma mõtlesin, et sa mõtlesid selles mõttes sarnane. Ma ütlen 2002. 1906. Okei, ma mõtlesin, et sa mõtlesid rohkem seda, et nagu, et mudeli põhiselt on nii palju täpselt sellist sarnast nagu mudelit, aga erinevate brändide poolt. Ongi, see on teema. No Nike'is, mis on sarnane? B6000, Vomero 5. No ei ole ju visuaalselt täiesti teistsugune. No. Võtame praegu B6000 kas ette. Toon prillid sulle? No. Sul on mesh upper, kus on erinevalt paneelid, mis on okei, neil on need mustrid on teised. Laias laastus ketsi ülesehitus ja materjalid on väga sarnased. Sul on... Ja no siis, kui need esimest korda turule tulid, siis see oli meta, no, saad aru? See oli nagu... See oli meta, ma saan aru. Nüüd on ära patchitud, vaata, nüüd on teised teemad ka, no. Ma ei tea, ma võib-olla liiga palju visuaalses kinni, nagu, et me saaks nagu... Saad brändis kinni? Ei ole brändis kinni. No oled? Ei ole brändis, ma ei ole brändis kinni. Tõusen püsti praegu. Lähen välja või? Pane maski pähe või? No pane. Sa ei taha, et ma paneks maski pähe? Kai. Sul hakkab meeldima. Ikka roleplay action, toi. 11. detsember. 11. detsember. Jälle. No, Raksi läheb tuju heaks, no. Jälle ühed Air Force ühed. Ilus. Kurat, veekindlad ka. No, PRM ka, no. Need ei ole, ma mõtlesin, et on Gore-Texid. Ja ei ole Gore-Texid, aga need on premium execution. Teostus. Me oleme ikkagi eesti keele podcast. Kvaliteetsem teostus. Ilus. Ja siin on isegi väikesugune infosildikene, mis ütleb, et mina, Ragnar Bruns, kinnitan, et need on kõige paremad ketsid, mida 11. detsembril jalga panna. Ja see on siin kirjas, nagu te peate ostma ja lugema seda ise. On jah, kui siin kanna peal ka kirjas see täitsa. RP või? Jaa.
RP nagu Bruins. Jaa, ei, Westbrook Bruins on Westbrook jah, Westbrook Bruins. faktid. See võiks selle Westbrooki editi kuskile vahele panna. See on päris hea. kurat on jah, näe lugege te ka. See läks Kelly outfitiga praegu väga hästi. Nagu kabjad vaata. Jaa. Põhjapõdrale. Kusjuures, no natukene suured, aga Peaaegu või? kohe. Ei, 3. Siuke tumedast nahast execution on ideaalne selleks, et kui lähed kuskile väljasõidule näiteks ja sul on kotis ruumi ainult ühe paari jalanõude jaoks, siis päeval hängid nendega, aga õhtul paned selle nahast executioni, mis näeb veits soliidsem välja, paned õhtusöögile ka jalga, toimib väga kenasti. Vaatasin, et nahast paelad on, aga ei lihtsalt. Veidi sõna alguseni. Mingi wax on peal. Mingi wax on peal, jah. Tetis ära, jah? Ma arvan, väga weatherproof kitsid. No veits on maskuliinsed minu jaoks, aga on jah Ragnar Bruns kirjas. Selle võime võtta. Casualist, aga on. No on. ID-s tellisid või? Jaa. Ei, see on collab. Unofficial. Okei. Need on näidised. Näidised. Või Friends and Family edition. Aga tõesti kaugelt petab ära, et oleks nagu nahast. Vahva. Vahva. Kelli ütleb iga asjaga, kas tore või vahva. No okei, sa ütled koerad. Faktid. Okei. Hull asi. Tore on. Nii, see oli 11. detsember. Vahele. Viilupi, Unofficial, lemmik, bränd, Adidas. Keegi ei tea, aga tegelikult on Anthony Edwards. Sipelga mees. Sipelga mees. Kossu ketsid, 12 dets. Kohe tuleb ilmselt selle aastanumbri viimane mäng äkki. Ilmselt tuleb enne jõule ikka vaat tehakse viimast mäng. No üldjuhul mängitakse, jah, et enne kui aastanumber vahetub, siis on... Ja siis sulle mõtled, et nagu, mida ma sellele Kossu vennale kingin? No ilmselgelt sa kingid need. Näiteks. Anthony Edwards kahed. Sellise sinise, roheka, mustavalge segu. Sul sobib? Saad rohelised paelad ka panna? 43 pool. Ma olen arvamusel, et need on paremini välja kukkunud kui esimene versioon. Mitte nagu Zionil. Don't shoot me. Kelli hupiksid nendega või? Ma hupiksin nendega. Kelli, kas sa hupiksid nendega? Jah. Ei, see nagu pealt sobib tõesti sinuga, vaata see mustpane, sinine natuke on nagu mustroheline. Ma ütlen, mis ma ütlen, ei ole tore. On tore ju. Jah, 3 triipu. Ma tahaks küsida siia vahele tegelikult. Või saad hoida? Ei saan hoida. Ei, see kipitab talle otsad praegult konkreetselt nagu... Shout out to Berti. Kunagi, kui ma Kossu mängisin, siis oli periood, kus ma uskusin ka 3 triibu ketsidesse. Ma tahtsingi just küsida, et mitu paari, kui üldse on sul ikkagi Adi Kossu ketsi olnud karjääri jooksul? Ühed Ultra Boosti jooksukad. Kahed Hardenid ja äkki ma sain kuskilt ühed Adi Zerod ka kunagi. Adi Zero on nagu liin, veits täpsemalt, mis Adi Zerod? Nagu Adi Zerodel oli Crazy Light, Crazy Quick. Crazy Lightid olid need, ma mäletan, panin jalga. Sinised või? Valge sinisega, Ricky Rubio kolor või minu arust oli äkki. Jah. Aga jah, ma just tulid uued Hardenid ka välja, kui Lakers heas mõttes paki pani Clippersile. Siis Harden 10 olid Hardenile esimest korda jalas. Ja minu arust nagu Adi veits odavat teed pidi läinud, et need Anthony Edwardsid ja Hardenid näevad kõik suht ühte auku välja. Tead, miks või? Ma ei mäleta, ma just rääkisin ükskord sellest toolingust.
põhimõtteliselt nagu, kui sa ketse teed, on ju, siis sa teed põhimõtteliselt selle šablooni järgi, on ju. Need šabloonid on need, mis maksavad nagu palju raha. Masinatele panna külge, siis sul on see nii-öelda siluett on sarnane ja Harden 9.8, Ant1 ja need on kindlalt sama toolinguga, sest et see, see kuju, saad aru, on sama, nad neid paneele siin vahetavad. Aga ma arvan, et see on lihtsalt raha kokku hoida. Odav läheks, nagu ma ütlesin. Et sa ei peaks nagu iga aasta hakkama nullist täiesti uue struktuuriga ketsi tootma. Sa nagu ehitad selle olemasoleva peale. Uusi disaine. Aga see on, mulle meeldis üks rohkem. Samas see on nii uus. Võib-olla pole lihtsalt harjunud sellega, aga nagu see üks oli kuidagi siuke. Ei, väga tore. Anna kirjutada, et sul kuredi näpud hakkad ootama. Selles suhtes proovige väga tore. Ja veenduge ise. Et koobikuued on paremad. Ma ei pea rohkem midagi lisama. No võt. Aga kui sa ajavad karbi, Believe that. Believe that. No see turunduskampa on küll, see on ikka crazy, no. See on crazy, no. Seal on ikka mingi mängumees selle asja paika panna. Vahepeal mõtlesid, äkki see oled sina? No ma sain kõne küll, mul polnud aega. Praegu polnud aega tõsta. Mul on Paulsi Raptors ka, et... Nii. 13 detsember. Naiste Nike P6000. Triple Black. No 13 dets, veits siuke vaata, siuke, mis number? 13. Ja no Triple Blacki selles suhtes me käisime läbi, no. Ja töötab. Nagu töötab. Ja töötab. Kõik. Just, no, töötab. Paned kontorisse jalga, kui tahad lõunal käia ja sammud täis teha. Kõikidel ei ole laua all seda nagu jooksulinti, kõndimislinti, et sa saad nagu mingi hull teema. Just ütlen siia vahele praegu. Vaimse tervise pause tuleb ka vahepeal teha laua tagant püsti tõusta ja liikuda õue. Esiteks, lock-in detsember viilup. Ei ole mingit puhkepause. Mindset paik. Reaalselt. See on nagu, ma arvast, et me võiksime mingi sigma nagu siia, aga nagu... Okei, 14 detsember, jõuludeni on nädal ja natuke veel. Mida? Mingi teine podcast hakkab mitte. Jordan 4 RM. RM tähendab. Mis asja? No. Reimagined. Reimagined. Või remastered. Sander! Tood rohkem. Ja siin on tegelikult jälle teksti ka kirjas. Ma tegelikult tahaks väga, et Kelly seda loeks. Ma kardan, et see mingi cultural appropriation, kui ma ette loen siit. Sa saad aru, kes see selle sinu nime? No loe. Ragnar Brunsi järgmine lemmik. Jaa, nagu võib sisse tuumida korraks kuskil. Ei. Kui ma ütlesin Jordan 4, siis ma ei mõelnud seda. Aga minu see colorway on ilus. See mudel on ka tegelikult väga tševo. Ta on mugavam kui tavaline 4. See on väga okei. Väga okei. Väga okei. See pole isegi norm, see on väga okei. Väga okei, no. Ilus. Ma arvan, et kõige rohkem õnnestunud mudel nendest remastered versioonidest. Ja praegu üldse buumib täiega see pruun või kohvipruun color. Endalgi on ühed kohvipruunid ja nad siis RM-e veel pole. No sul on, need on olivid õigus. Aga see colorway on nice. See colorway on väga nice. Travis Scotto.
siin on kiri jah, tõesti huvitavas aga ma tahaks, Sümboolikas. et loe ette siis. kui sa saad lihtsalt. siit või? ära hakka, ära parem hakka. okei, see SA näeb välja nagu 2 koma siis on mingi Kas seal on ma ei mingid oska isegi sümbolid hoopis? kirjeldada. Kas seal on mingid sümbolid hoopis? Pildikesed? Pildikesed jah. Okei. 14 detsember. Võib-olla on lumi maas juba. Optimist. Need on ilmselt soojad, mugavad, ilus värv, ilus remastered. Aitäh teile. Tumedad paelad on ka. Vot. Tumedad paelad on ka. Või jah, need on siuke rohelised. Oliivirohelised. Paelakesed. Nii. 15 detsember. On 14, siis on 15 jah? Jah. 15, You got it. 15. See on nagu sama nagu on 3, 4, 5. Midagi sellist jah. Midagi sellist. Sander paneb silmad kinni. Või paned kindad kätte, et ei hakkaks valus. Äkki sa laenad talle neid kindad jah? Jaa, tegelikult küll vist. On aeg. Okei. Adidas Superstar 2. Täiesti Merry Christmas. Colorway. Täiesti Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Hyvän joulu. Joulupukki. Hyvää joulua. Hyvän joulua. No mina ütleks, et need on nagu jõulu Adidas Superstarid. Kui sul oleks mingi tumeroheline... Superstar 2. Superstarid 2. Tumeroheline mingi ruuduline ülikond ka veel sinna üles panna, need alla, see oleks väga fire. Ma olen nõus. Kas ilus, vahva või tore? Seest on ka selline vahva. triibuline jõulune mustriga. Nagu need pleedid sul on diivani peal jõuluajal, vaata. Mis see London seal kanna peal tähendab? Kaspar? Keele peal on ka. Need on Londonist meile tulnud. Need jõudsid meile Londonis. Põhjapõtradega tulid. Ja muidugi, põhjapõtrad ikka. Sinu põhjapõtrad. Ma testisingi. Kelle? Londoni põhjapõtrad. Ja Londoni põhjapõtrad. London. See varvaste osa on jälle ajatu klassika. Toimib. Isegi meie kliimaga praegu. Vesi tuppa ei tule. Koerad. Kuivad. Koerad üks kuivad. Läheb. Mingi rohelise Illariga läheks ideast. Kas ma ise paneks jalga? Ainult siis, kui kodust välja ei lähe. Või selle rohelisega nagu. Ja siis on punane popp. Ehk siis Kaspar, kas viskad kohe jalga? Ma isegi kusjuures kuupäevadest 1. detsember kuni 25. detsember ma oleks nõus kandma neid küll. Aga edasi? Sõbrapäeval ka äkki? Ja sõbrapäeval ka äkki, jah. See ongi tegelikult nagu topeltkingitus. Jõuludeks ja sõbrapäevaks. Ja siis ootad jälle järgmiseid jõule. No nii, 16 detsember. No vaikselt juba tahaks metsa minna ära maale. Maal on tegelikult suht siuke sitt ilm. Porine ilm. Ja nagu oleks vaja midagi siukest korralikku jalga panna. Ja sa paned sa paned jalga üleni valged ketsid sellepärast, et need on Gore-Tex ketsid ja sul on savi, sest et sa ostsidki need selle jaoks, et nagu koerad oleksid kuivad. Vans MT Crosspath Gore-Tex. No
täiesti nagu fire kets minu arust, ma ütleks Vansi poolt. kas see on unisex või? Või see on meeste? Need peaks olema unisteks. 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 Need on ka need, et kui sa ei oska palju siduda või? aga God forbid ei oska No jaa, no ju, ei, absoluutselt. Siis lambist mingi diskrimineerimine käib või? Teie ütlesite, mitte mina. You said it first. Tore. Kas on ka vahva? Ma ütleks, et see on vahva. Mõtle, kui sul on siuksed väiksed karvased kindad ja siuke hele fit, vaata, siis lähed maale nagu Pihvutama. countryside, but make it fashion. Lähed sinna. Pihvutama. Mental health walk väike. ei, Goretex on ülihea asi. Faktid. Aga palun ära. Nagu... aga mida sa Vansidest arvad? That's my favorite saying nagu. ei, Goretex on väga tuus teema nagu. Mis bränd see on üldse? Ei no Vansi see suund on palju paremaks. Kindlasti, nagu ma olen nõus. Noh, neil on need staple ketsid on ju, aga nad on sellest veits eemal liikunud ja seda on nagu hea näha. Ja sellest MTE nii-öelda kogu liinist on tegelikult saanud nagu selline mitte ainult nagu talve saabas, vaid nagu selline matkakas, on, urban mingisugune. Ei, tegelikult discgolfis kasutatakse, nagu saad aru? I'm not appreciating this, jah? Okei. Kolm, kaks, üks. Ühesõnaga, väga paljud discgolfarid kasutavad Vanse nii-öelda siis discgolfi ketsina, nagu prood. Et see on ka mingi unofficial mingi thing. Okay. Ei, suund, kuhu bränd tahab liikuda, on tore, et kui sa lähed ostad omal jälle tore. Poisile skeidiks uued sussid, siis saad ise ka midagi nagu jalga tõmmata. Grilli ääres veits. Sašat kütta. Ei, Jaanidel on ju vaja veekindlalt ketsi. Jaa, muidugi. Grilli ääres. Jaani ussid lähevad. Valge on siuke hea kolor või ka läheb kenast soustiseks. Ilusad. Ilusad. Väga lahe, kusjuures siin on see Vansi ruuduline muster siia sisse paigutatud. Väga tuus. Väga lahe kits. 16. Üpriski taskukohane, peaks mainima. Jaa. Arvestades, et see on Goretex. Ja Goretex on ülihea asi. Goretex on ülihea. Muy buen. Nii. Võtame vahele ühed kossukad. 17. detsember. Peaks olema kolmapäev isegi. I guess. Sest meil on 19. detsember Paidega viimane mäng. Tähab ka siia. Siia võiks panna need su highlightsid. Võiks panna küll, jah. Aga KD18, NRG, Energy, Aunt Pearl. Tädi Pärl. Tädi Pärl. Nunnud. No. Väga nunnud. Ma üldse ei oodanud sellist asja sealt kastist. No aga palun. Lase. Siin on roosad roosid ja mingi väike paint splatter. See on nagu, see on nii Barbie coded. Issand, kui tore. Vaata, kui nunnud. Ja kui nüüd võrdled nende Kell hakkab huupima nüüd. kolme triibuketsidega, siis kas pigem huupiksid nendega või nende... No ilmselgelt nendega, vaata, kui toredad need on. Need on nii nunnud. Räägid muidu Pihv, kes kannab ainult musta. Strictly ainult musta. Pole ühtegi värvi tal kunagi ma ei ole näinud nagu. Oh my god. So cute. Aga ma sain nüüd aru, miks Poro kannab roosasid ketse. Ma sain nüüd aru. No said panid kokku ja... No, toredad ju, tõesti toredad. Easy on taga kirjas. Sinu arust on toredad. Raku võib öelda, miks seal taga Easy kirjas on. Sellepärast, et tema nickname on Easy Money Sniper. Ma ootasin kõike muud sealt kastist, aga mitte sellist asja. Tehke üks ilus. See upper etameshiga mulle meeldib. Annab teid sükest old school'i kossuka ja jooksuka vaibi. Lisaks siia sellele nunnule colorway'le. Mina arvan, et kui kets maksab
pea 2 sotti, siis ta ei tohiks olla mesh'ist. aga ta hingab Raku. ei no jaa, aga siis las ta hingab Flyknitiga või las ta hingab nende Battlenetide või mis iganes asjadega. Battlenet. No see on see, mis Lebron nendel, mis need Lebronid olid 18-19 midagi sellist. Siis tuli see poodidega see NIT, see oli Battlenet. Ma ei pea jah, ma tean seda kitsi. väga lahe, ma ütleks iga aasta Ant Pearli Execution nagu ta on sarnane või nagu ta on täpselt sama kontseptsioon, aga see on iga kord on natukene kuidagi. jah, aga see on minu arust ülilahe, et nad ikkagi suudavad nagu iga kord teha midagi sellist. Nii et kinkige passite kogu aeg. Okei. Okay. 18. detsember. Sul on, siit tuleb mingi hea lugu jälle. Sul on viimane nädal enne jõule. Ja sul on kõik need imelikud need tööjõulupeod. Imelikud. Imelikud, jah. Ma ei ole kuulnud viimasel ajal jõulupidudest, mis ei oleks olnud nagu siis nendest tööjõulupidudest, mis ei oleks olnud nagu siuke, et sa mingi see oli veitsi Ise saad ka aru, kus sa sellega jõuda sul nagu jube kaua läheb. Ja siis sul on vaja jõulupeoks mingit sellist mugavat asja, sest et ilm ei ole kõige parem, samas võiks veits viisakas olla ja siis saad nagu mõistliku hinna eest tahaks mingit viisakat sussi saada. Ja siis võtad need välja ja saad nagu mingi toi. Saks pidanud tegema mitte mingi. Saadad järgmise siis? Davai. Sest et see on nagu kits, aga samas ta on loafer ja ma olen täiesti veendunud, et need on tegelikult jumala mugavad. Sest et millegipärast Konsi sellised nagu, need ei ole väga rasked ka minu arust, on ju? Semi või? Ikkagi veits, jaa. See kahjuks on natuke väike mulle, aga see on naiste mudel. Ma ütleks, et võrreldes Martensitega on aru saada, et on natuke nagu naiselikum siluett ka. Täitsa põll. Platvorm on veits kõrgem. No, jah. Kas seda on meestele ka või? Seda ei ole meestele. Aga mingi Konsi Saad oma kolleegi käest küsida. rohelised on teil üleval veebis? Ei või? Need on paeltega. Need on kingalaadsed. Aga seal on ikkagi see nina ja pael. Jah. Aga no Kons oskab minu arust selliseid semiviisakaid, mugavaid. Ta tundub kindlalt mugavam kui Martens. Ma arvan ka, et on. Ma olen veendunud. Ta ei ole võib-olla vaata nii läikiv ja võib-olla nii viisakas, aga ta, ma arvan, täidab selle ülesande perfektselt ära. Mart Raku jalga sobiksid ka? Ma arvan, et Raku peaks isegi praegu neid proovima kohe. 39 suurust või? Tõmban siia niimoodi või? No. Koerad saad peitu. Koerad saad peitu või? No. Võtta, mis sa rääkisid, et need Ühesõnaga, on ikkagi raske. Kilo ju. On või? Ta pigem on raskepoolne, aga sama on Martensitega, et nagu kui sul on see korralik tald mingitel sellistel louferitel, siis ta kaalubki ikkagi. Aga nende nahk on kuidagi nagu pehmem. Ilmselt sa ei pea neid kandma, jah? Jaa, aga see on see mure, et see kulub kiiremini. Tõsi. Aga seal on ka siis nagu vaata hinna ja materjali trade-off on ju, et sa saad tegelikult ülimõistliku hinnaga sellised loaferid, aga sa võib-olla ei saagi neid 6 aastat kanda. Tahad, on küll natuke raske. Ettevõtte jõulupidu ja sina nendega rokime. Imelik ettevõtte jõulupidu. Imelik ettevõtte jõulupidu. Pane siia taha. Nii, no 19. detsember, reede, kui ma ei eksi, kui ma panen pange, on midagi selles podcastis lappes. Aga nüüd on nagu see, et õhtul maale minek. Noh, kodinad kaasa, autosse,
keegi võtab peale, ilm jumala sitt ja nagu no sul on seljakott, ühed saab, paned jalga endale, ühed ketsid, millega sul on vaja terve nagu NV järgmine nädal vastu pidada ja sa võtad need North Face'i, Kelly ütleb selle nime. Glencliff Urban Low. Glencliff Urban Load. Meil on kõrge versioon naistele, meestele hele ja üleni must ja nagu ma ütleks jälle, see ei ole nagu saabas, aga see on saabas, ma kannaksin seda kõik. Lähen minema. Mu jaoks see pealmine osa, nagu siit, see on veits võõras. See on nagu naljakas, kui sa vaatad see, mis siin üleval toimub. Aga pidid mugavad olema. See vähemalt Virus ütles. Viru töötajad kiidavad. Vot. Ja. Mulle tundub, et selle pealsega nad tahavad anda seda basecampi, seda sussi vibe'i veits edasi. Mis sa seal tilgis endale jalga tõmbad, kui sa ootad, et sa saaksid hakata sinna Everesti tipu poole minema. Aga ma ütlen, et see on rohkem ketsi moodi või tossu moodi, kui oli see Timberlandi. Ja seda küll, jah. Ja kinda on see nagu, ma tõmbaks jalga selle. Ta on semi-viisaks ka. Ta on siuke täpselt sama moodi, et kui reedel on veel õhtul üks koosolek enne tööpäeva lõppu, kas võid otse poistega minna kuhugile lumesõda mängima. Lumekindlust ehitama. Fire. Jah, just see. Noh, teed, ma ei tea. Või lähed mängule reede õhtul paisisse? Mängule. Lähed peale koosolekut, tõmbate poistega six-packi longerot ligi ja lähete ehitate onnina. Fire, See tuleb tough watch. Ei, väga nice. Väga, ma arvan, siuke hea kingitus nii nooremale kui ka papsile või... Kas meil naiste oma on ka siin või? Siin ei ole vist. Okay. Tahtsid proovida? Ei, naiste oma oli ka väga ilus, lihtsalt natuke kõrgem. Tänkel on see ajas. Jah, need on kahte versiooni, üks on kõrgem, teine on madalam. Nii. No võtame vahele, et me ei saa üle ümber. Mõtteid on vaja põrgatada ka 20. detsembril, sest et nagu napilt sa veel mõtled, mida ühele mõtete põrgatajale kinkida. No Nike Shox TL-id, no ilmselgelt. Ja nagu Red Black, davai, põrgatame. Põrgatame. See on jah nagu just maskuliine versioon sellest teisest Red Blackist, kui sa valid nagu... See ongi meeste versioon. Nike Shox TL. TL tähendab siis... Totally too long didn't read. Mulle meeldib Shox, nagu need kõik on pullid. Võib-olla osade jaoks läikivad detailid, mis siin peal on too much, aga minu arust see on just see, mis selle ketsi nagu veel ägedamaks teeb. Täpselt siuke suss, mille paned, lähedad Nike poest veel mingi tech-seti selga endale ja... Aga ta tahtis öelda Bolti poest. Au! Võtad igatahes Nike setist endale. Ma ütleks, et nende Shoxidega on see, et kui sa juba lähed nagu võtma Shoxe, siis nad pigem võiksid ollagi nagu siuksed, et nad paistavad välja ja nagu need on tuusad, värvilised, mitte nagu, et sa võtad kõige tagasihoidlikumad Shoxid, et kui juba võtta, siis võtad need ja nagu rockid 100-ga. 100%? 100%. Ma olen näinud. Oled jah? Ja mis sa arvad endast? Need on väga normid. Paneks teil ka? Väga normid. Jah. Kas sa põrgataksid mõtteid ka nendega? Ei põrgataks? Pole väga koosolekut fänn. See on tõsi. Paneme meili kirja ja liigume eludega edasi. Tavai. Kõik, kes tahavad, paned Raksile meili ja vaatame edasi. või? 21. Assa. Vaikselt hakkavad unetu tööd tulema juba. Ei jõu ära oodata. Võtame vahele ühed Kossu ketsid ka siia. Siuke suht... Vabandust. Sõberguks.
sihuke bränd nimega Puma ja need on siis Melo 5. ja ma ütleks, et kui on üks kossuketsi. lepime kokku, et on Lamelo. jah, Melo on ikka Carmelo Anthony. ja okei, ma olen nõus. ma saan aru, et see võtab sul käe värisema. Lamelo. Saa kohe nagu pihta on ju, aga on ainult üks Melo on ju. ja on ainult üks Melo, seda küll, aga ma lihtsalt lugesin seda, mis karbi peal kirjas on, nagu te ei pea mulle nagu kõrri hüppama selle pärast kohe. Ma võin ära ka minna siit, te võite ise seda kõike teha. Nojah, siis. Lamelo 5, crowd surf, väga selline type of Christmasi värv, võib öelda isegi. Üks Kossu ketsi tootja, kes on julgenud minna all out disainide peale ja värvide peale, mitte nagu tehnoloogia peale võib-olla nii palju, sest noh, siin ei ole mingit õhkpatju või mis iganes patju asju sees, siin on lihtsalt Puma Nitro Foam ja nagu tuusdisain. Cool. Ja vaata, need nagu lähevad kokku. Sa näed, mis siit tuleb. Mitte nagu tädi Pärl. Mitte nagu tädi Pärl. See on nagu... Aga nendes hupiksid või? Ei, mu tädi Pärl on südame võitis. Ei ole nagu teist valikut enam. No see on väga kirju tõesti, siin toimub väga palju korraga. Aga lõbus. Aga see ongi point, vaata. Yeah. Nad julgevad seda teha. Võtab nagu veits aega, et kõiki detaile vaadata. Vau. Väike kuld, väike. Mart, see kets ise loomustab Lamelo pooli ka väga hästi. Siuke natuke siit, natuke sealt, natuke igalt poolt midagi. Natuke külges. Natuke. Detaile on megalt ketsi peal, see on tuus. Ja nagu Kaspar ütles, siis see Puma on siuke bränd, mis ei hoia Lamelo ketsidega disaini pealt tagasi, pigem panustavad disaini peale, mis on äge, aga ei ole ise jalga proovinud, ma kujutan ette, kuidas nendega päriselt mängida on. Nii palju, kui ma olen lugenud või kuulnud, siis maailma kõige mugavam kett ei ole Kossu väljakul. Aga ometigi osad kannavad. Võib-olla nende jaoks see pole siis ka oluline. Ongi see, et tuus, et oled expressive väljakul ketsidega. Ole aus, sa ei paneks neid jalga tegelikult Kossu väljakul. Oleks. Nagu need on okeid. Või no, nagu nad on väga out there ja... Ma annan pigem seda nagu lifestyle aitab minna isegi. Ei. Nad lifestyle'ina ma ka ei kannaks seda pigem... Ta on nagu selles mõttes, ta on täpselt see... Kujutan ette, kui Hiinas läheks nendega lifestyle'i aitab minna tänaval jalutama, mis oleks väga fire. Hiinas? Jah. See ei ole Hiinas käinud reisimas. Sure, let's go with that. Aga Kossu kets peabki olema siuke in your face ja laud. See on nagu 2010ndate alguses kõik Lebroni mudelid, kõik panidki siukeste värviliste asjadega ringi, et see on veits seda vibe'i viskab ja selles mõttes on tuus. Aga võib-olla oleks vaja mingit värskenduskuuri järgmise mudeliga, sest viimased 5 on olnud kõik suht samasse auku nagu. Seda küll, jah. Aga selles mõttes on väga tuusad, värvid on alati. Ja karp on ka lahe, nagu karbi disaini peale on ka mõeldud. Neil üldse need detailid selle ketsiga on nagu... Julm. Jah. Julm. Julm. See on väga julm. Väga haiged ketsid. No nii. 2 veel või? Viimast 3. 22 siis. Nii. 22 detsember. 22 detsember. Ma arvan, et see võiks olla selline kuupäev. Siis peab sülti tegema hakkama. Peab hakkama sülti tegema ja peab valmistuma selleks jõulusööminguks. Ja selle valmistumise üks osa on
mugavate ketside jalga panemine ja nende kasutamine ehk Nike Vomero plussid paned jalga. No jalg esiteks ütleb tšau. Miks su jalad Mis sinu hästi nimi on? lambist? Mis sinu nimi on? Minu nimi on Nike Vomero pluss. Koerad on nagu ja no need on sitaks mugavad. Ma ei saa midagi öelda, ma olen neid proovinud, ma käin nendega jooksmas. Võid nendega kõndimas ka käia. Poes võid käia. Ma ei ole proovinud, väga kerged on. On mugavad. Mega. Väga korralik. Viilupi garantii. Mul on endal ka üks paar Plusse või tavalisi? tavalisi, aga plusse ka. Siis on 2 paari ju. Plusse on üks paar. 18 on ka üks paar. Nüüd tahaks preemiumeid tegelikult. No need pidid täitsa crazy olema. Aga Räägime nendest. Jooksmiseks väga head. Linnapuhkusel jalutamiseks ideaalsed. Ja minu arust nad näevad väga okeid välja ka, väga head välja ka. See orange colorway on ka kuidagi meeldib mulle. Ma arvan, et see Vomero 18 on 15 aasta pärast sama, mis Vomero 5 on praegult. Väga huvitav take. See on nagu väga hästi õnnestunud mudel just nagu silueti poolest. Ja noh, comfort on ehk siis meil on vahepeal läbi selle futuperioodi ja pärast futuperioodi. Ja siis see on juba retro. Ja siis see on juba retro ja see tuleb tagasi ja kõik on siis nagu... on üldse mida AI ketsid mingi... Ma ei tea, mis tähendab. Ei, sa lihtsalt paned prillid ette, kõnnid palju jalu, aga prillidest näed, et sul on ketsid jalas. Nende metagooglitega. Sa saad skinne vahetada. Noh, elu on Fortnite põhimõtteliselt. No põhimõtteliselt, jah. Ühesõnaga, kui olete otsimus keegi pehmet jooksuelatsit, siis ma arvan, et see on täna turul kõige parem valik. Hind on ka nagu arvestades palju selle hinna eest saad, see on nagu täiesti lagi teema. Meil oli mustvalge ka, on ju. Meil on igast asja. Selge. Ei, see on võrreldes nagu netipiltidega käes hoida, see on päris pull. Minust netist ta kuidagi ei popi niimoodi. Tegelikult on väga lahe. Tegelikult on väga lahe. Jah. Veel lahedam. Okei. Aga need nunnud ei ole ju? Ei no... Järgmine küsimus. No... Kummad me viimaseks jätame siis? Dokid. Okay. Sul on nagu... Story time. Okei, ei tee story time'i. Sabrina 3 Gamer. No... Ei lähe. Siia juurde ei lähe. Aga... No... Õnnestunud kets tegelikult, paljudele meeldib, lihtne ja ma ütleks, et suht funky colorway isegi. Need on korvpalliketsid. Aitäh. Palun. Koripallo künkat. Koripallo. No see stitching on huvitav, aga on jah lihtne, nagu kui sa ütled niimoodi. Madalam ka kui need teised, mis me vaatasime kuidagi. Näeb välja. Kas see jalg istub sügavamalt siis kuidagi? Rakur, sa kindlasti tead peast. Sabrina on 3. kõige rohkem kantud kets NBA-s. Aga mitte 3, vist pigem 1 või 2. No Sabrina liin üldiselt. Okay. Ta on väga Kobe-ish. Kobe-ish. Kättesaadavam ka kindlasti. Tundub. Kuigi Sabrinad on minu arvates laiema liistuga sealt jalalaba poolt, kui on Kobe'd. Sa oled ise huupinud Sabrinadega? Ei ole, olen lihtsalt jalga proovinud erinevaid. Ma ka ei ole. See colorway on huvitav. Must teeb selle nagu kuidagi veel ägedamaks. Nad on jälle hinna ja kvaliteedi suhe on väga paigas. Sa saad väga normaalse hinnaga, väga normaalse ketsi ja ta on nagu suht tuus ka.
jah. et selles mõttes, et on väga hea valik. ja ma arvan, et liigume edasi. Raku soovitab. Näed, karpi nad ei saanud customize ida, siis tegid nagu ikkagi selle paberi ägedaks. Okay. Paber on äge. Okei, noh. Kätte on jõudnud. Punane püha. Punane püha. ei pea tööle minema või on poolik. Keegi ei tee täna mitte midagi põhimõtteliselt. Respekt nendele, kes teevad täna midagi. Mina kindlalt ei tee midagi. Kelly ei ole ilmselt juba 1,5 nädalat mitte midagi teinud. Kelly pole Vigil ei ole 2 aastat mitte midagi teinud. Kelly pole Halloweenist saati mitte midagi teinud. Ja Raks. Ma olen siin praegu. Raks isegi ei tea, mida ta tegema peaks. Ja meil kõigil on jalas. Meil kõigil on jalas need Dr. Martensid. Crazy. Meil kõigil on jalas need Doc Martensid. Need Doc Martensid. Meil kõigil on jalas. Häid jõule. Häid jõule. Need on Brookline Chukad või Chaka või mis iganes. Ühesõnaga, Brookline Chukad. Need ei ole sinu klassikalised Doc Martensid. Need on natukene... Teisest riigist tulnud või? Oh my god. Sina algatasid seda teha. Appi. Ja need on natukene ketsilikuma tallaga. Ma tahaks arvata, et need on veits pehmemad ja lihtsam sisse kanda ka. Sest et see nahk on veits pehmem. Kas me saame edasi liikuda normaalselt või nagu mitte? Ma ei tea, pühad meeleolu on üle. Vaba päev on juba. No fair, jah. Tegelikult ei pea midagi tegema. Miks me seda teeme üldse siin? Ma ei tea, on kindlam minema. Pab kindlam minema. See on ainult paeltega seotav. Kui mul on see päev, et ma ei oska paelu siduda, siis on hästi tore, kui on lukuga tegelikult. Aga samas ta on madalam ja veits on nagu flatim tald, ehk siis ta on rohkem linnakam. Kui muidu osad on nagu... Sellega paned rabas. Saab panna jah, kui vaja on. Vaata, mul on siuke nagu korralik Ei, roomi. mitte rabas, aga nagu hallis ta saab seal möllatava mööda neid treppe ja neid tubevad. Ta on natuke sliikim versioon, kui see, mis mul jalas on. Linnakam, viisakam, aga suhteliselt raske, ma ütleks ikkagi. Nagu tald annab tunda, et on midagi. Ütlen ausalt, ma ei oska mitte midagi jälle selle saapa kohta. Nagu... Kas sul on mõni selline, kas sul on mõni Doc Martens? Kas sul on mõni saabas, selline viisakam saabas? Tavaliselt Timsi jalapuutid. 6 inch. 6-7. Tuli ära. Martensid. Sa saad 30 varsti, palun lõpeta. Palun lõpeta see. Nii, lock in. Otsid oma ainsad viikarid väljakapist. Paned valge tüük särgi. Draamateatris väike tükk. Kohvikonn. Käe. Samas. Kohvi. See on selle saapa vibe, ma olen sellega nõus, et see on selle saapa vibe. See on selline Kalamaja draamateater. Pärast paned salli kaela ja mustmantel peale. Väikse kafeiinist kohvi, tobi. Aga kohvikonna. Kafe VS ei läheks nii palju. Ja, Butterfly'sse nendega ei läheks vessut timmima. 2025, kes vessut timmib üldse? Keegi kindlalt timmib Keegi vessut. kindlalt kuskil timmib. Ma olen jumal veennud. Ma arvan, et aitab küll. Ma arvan, et see on tegelikult ju, miks... Mis sa kokutad, ütle välja? Sorry. See on tegelikult ju täiesti jõuluvana saabas.
veits mugavam. jah, sest palju trööpamist 24-ndal. No pigem on. Kodust kodusse. Pigem on. Jalg lasiks võib-olla tavalises platvormi Martensis ära. Pigem lasiks, jah. Tavalisena. Jalasõbralikuma. No võt, jah. No ma olen täiesti nõus. Aga Martensitel on see, et nagu need minust, kes kannavad, kõik ütlevad, et kand on suhteliselt kõva ikkagi. Siin ei ole ka nagu meeletult pehme, aga võib-olla see... Näest, et halbadele lastele on vaja kannaga näkku panna. Vot, siis okei. Mul ei ole midagi öelda selle peale. Huvitav, et see nagu kuidagi siukse pöörde peale. Ja sellega lõpetades. Oli tore. Olge head lapsed. Olge head lapsed, muidu onu Kaspar tuleb lööb jalaga. Häid jõule. Merry Crisis. Teeme mingi ilusa lõpuga ikka, ma arvan. Ai, sa tegid, võtsid kõik ilusti kokku juba, ma arvan, et Okay. see on jah, et katsuge olla või... Kohtume lihtsalt järgmine kord äkki. Järgmisel aastal. Uut aastat alustame siis pauguga või? Okei. Vist mitte. Vist ei alusta pauguga. See oli meie advendikalender. See oli Ballsi advendikalender. Jagage, share'ige, kommenteerige. Like and subscribe. Ja no, Biffidele. Biffidele kindlalt. Noh. Olemas. On ju, Kelly? Jep. Olemas. Teeme selle. Yeah.